Armas publik, armas publik, tere tulemast tagasi, kes te nüüd olete jõudnud meie seminarile. Ja algabki meie seminar siis võrdlevalt Eesti ja naispõgenike saatusest ja meil on au ja rõõm enne seda seminari anda sõna Enutile, keda esindab siis proua Reet Laja, sest nemad on saanud valmis midagi täiesti haruldast ja on praegu just paras moment seda tähtsündmust siis sellega nagu avada meie seminar ka. Proua Laja, palun teid. Suur tänu. Kas kostab? Tere kõigile, kes on jäänud nüüd peale etendust siia saali ja need ka, kes on juurde tulnud pärast seda hästi vahvat etendust tõepoolest. Ja meil on Eesti Naisuurimuse ja Teabekeskusel on see au olla osaline selles projektis, selles suures suurpõgenike projektis. Ja me kohe algusest peale mõtlesime, et kui me selle projekti saame, et siis me püüame tõlkida sellest meie Naisuurimuse ja Teabekeskuse ingliskeelsest naiste lugude raamatust. No me algul unistasime, et saame tõlkida terve raamatu vene keelde. Aga lõppkokkuvõttes vähemalt on meil 2 peatükki. Need on Linda kivid. Kõik eestlased teavad, kes on Linda, Kalevipoja ema ja missuguseid kive tema pidi tassima. Ja siis siit kohe tuleb see lugu ka. Aga isegi see on hea, et me oleme saanud 2 osa sellest 600 leheküljelisest ingliskeelsest naiste lugude raamatust tõlkida, nii et me oleme hea meelega selles projektis kaasas. Ja nüüd enne siis, kui ma lähen projekti juurde, ma ikka paar sõna räägin ka sellest, kes me oleme. Kui ma juba kord olen sõna saanud, et Eesti Naisuurimus ja Teabekeskus tegutseb 97. aastast saadik, juba üle 25 aasta ja me teeme väga paljudes erinevates suundades, nagu võrdse kohtlemise, soolise võrdõiguslikkuse ja naiste teemalist kõikvõimalikku positiivset tegevust. Ja siis üks koostöövorm on meil ka erinevate endiste NSV Liidumaade vabaühendustega, riigiasutustega ja siis loomulikult ka teadlastega ja nii edasi. Ja väga paljudes erinevates maades me oleme saanud naiste tegevust toetada pika aja jooksul, alates aastast 2000. Ja täna, kuna on nagu tähelepanu meil suunatud Ukrainale, siis ma võtsin ainult selle osa siis tutvustamiseks, mis me oleme teinud Ukraina naistega ja vabaühendustega. Meil olid ka head sidemed enne 2014. aastat, aga siis, kui tuli see sõja algus Ukrainaga, me kohe hakkasime mõtlema, kuidas saaks neid sisepõgenikke aidata ja 3 aastal me tegime 8 erinevas linnas ja siis ümberringi nendes, tol ajal nad ütlesid oblastid, nüüd ütlevad regioonid, et nendes regioonides ridamisi koolitusi ja nõustamisi ja tõepoolest neil oli seda vaja. Me saime väga head tagasisidet ja oleme õnnelikud, et me saime neid siis nõustada ja et nad said uutes elukohtades natuke jalad alla või vähemalt mõtlesid, mida edasi tegema hakata. Ja siis nüüd tuligi juba järgmine etapp ja oli vaja uuesti naisi aidata Ukrainas. Sõda ju jätkus ja suuremas mahus ja me otsime nende
naistega kogu aeg ühendust sõja algul, kes olid meie koolitustel olnud ja kogusime lihtsalt oma väikest rahakest ja saatsime neile ja nii kaua, kui me saime nüüd siis sellel aastal ühe projekti ka ja projekti käigus me tõepoolest siis nõustame jälle ainult ühe Kirovohradi regiooni. See on väiksem regioon, umbes nii suur kui Eesti ja võib-olla selle regiooni sisepõgenikke ja ka kohalikke teisi naisi, sest nüüd ei ole sinna suurt jäänudki kedagi teist kui naised, sellepärast et politseis on naised ja kõik õpetajad nagunii on naised ja kõik ajakirjanikud on naised, nii et meil on kogu aeg nendega hea side ja me saame neid praegu hästi aidata. Ja see kestab järgmise aasta lõpuni see projekt. Nad tulevad ka 3 tiiru meile Eestisse väiksemate gruppidega ja ma loodan, et siis, kui meil on see lõpuüritus järgmisel aastal, et siis me saame seda teha Kiievis ja rahulikus õhkkonnas, aga igal juhul me teeme ja need naised Kirovohradis ja nende pealinn on nüüd Krõpovnitsk. Nad vahetasid mõne aja eest selle nime ära, et ei tahtnud Kirovohrad olla. Nii et nendega meil on see tihe side. Aga nüüd siis läheme nende raamatute juurde ja väga oluline on meil Ennutis see sama, mida ma näitasin, see sama raamat, mis 2000-te alguses valmis ja seal on väga palju lugusid ja need koondavad nii neid naisi, kes põgenesid 44. aastal. See koondab neid naisi, keda viidi Siberisse ja neid naisi, kes jäid siia Eestisse ja olid pidevalt hirmul aastaid ja aastaid. Ja kui me siin eelmisel neljapäeval kogunesime Riigikokku ja see mõte oli, et ka tulevikus peaksid kõik need naised ja kõik need, mitte ainult naised, loomulikult seal oli ju tolle ajal lapsed ja kes on suureks saanud ja ka mehed, et peaks kõik koondama ja seda mälu hoidma. Ja nii meil siis ongi see raamat nüüd juba 4. trükk. Näiteks sellel hetkel, kui viidi meil siin ära see ausammas siit suure pahandusega natuke kaugemal ilusasse kohta, siis see müüdi meil üks trükk täiesti paugu pealt läbi, sest inglise keeles ei olnud mingit materjali ja siis järsku inimesed tahtsid väga teada, et mis ikka toimus 44. aastal ja kuidas need asjad läksid. Ja siis me olemegi siin väga nagu selle raamatuga püüdnud nüüd anda teavet. Me oleme tahtnud seda ka eesti keele tõlkida, sest need autorid olid pigem ingliskeelsed, meie Eesti oma enamus Eesti autorid, aga välis-Eesti omad ja muidugi meie hea Ruth Hinrikus oli nende hulgas. Ja siis ja tahtsime varem ka juba vene keelde tõlkida, aga no ikka 600 lehekülge me ei leidnud seda raha. Miks me tahtsime vene keelde tõlkida? Me oleks muidugi hea meelega ka ukraina keelde veel tõlkinud, aga vene keelel on laiem väli, et on hädasti ju vaja selgitada ja meeles hoida, mis toimus 80 aastat tagasi ja vedada siis juba paralleele ka tänapäeva. Kui nüüd tulla siis selle venekeelse tõlke osa 2 osa siin sellest raamatust on vene keelde tõlgitud. Tõlk Aleksandra istub ka siin meie hulgas ja me väga täname teda, et ta on selle ilusasti ära tõlkinud.
ja meil neid saab tulevikus jagada nii palju kui vaja. Kindlasti jagame me ka nende Ukraina gruppidega, kes tulevikus meil siia tulevad meie projekti raames. Aga siin on ka üks väike soovitus sellele raamatule tervikuna Rein Taageperalt omal ajal. Nii et visake sellele silm peale, ma ei hakka seda ette isegi lugema. Ja siis need 2 lugu, mis siis tõlgitud on üks meie siis Enuti liikme Ilvi Jõe-Kännoni perekonnalugu, kus ema läks 4 lapsega teadmata kuhu. Ja teine on siis see lugu Elin Toona Kotšalkilt, kes läks ema ja vanaemaga või õieti vanaemaga samamoodi ära ja kõigist tema elu seiklustest, kuidas nad vastu pidasid ja kuidas nad elasid. Jumal tänatud, mõlemad nemad on veel täiesti elus. Ja nii siis Ilvi kui ka Elin Toona on nagu Eestiga nüüd praegu tihedalt seotud. Elin tuli tagasi lausa siia Haapsalu kanti elama ja meil on selle üle väga hea meel. Ja siis ka ongi see viimane aeg neid lugusid edasi korjata, sest ega vanused tulevad ja enam tervised ei ole need ja ükskord võib nendest kehvast tervisest ka kaduviku minek tekkida. Nii et ma arvan, et kindlasti on vaja neid lugusid edasi koguda nii kaua, kui on meeles. See, mis juhtus siis, mis on juhtunud hiljem. Meil on Enuti raamatukogus, meil on päris suur raamatukogu, on ka raamatud Jugoslaavia perioodist, millised vägivalla juhtumid naistega toimusid sel ajal ja see tundus meile, küll et oli kaugemal, aga tundus meile ka täiesti võimatu, et Jugoslaavia lagunemisel ja pärast lagunemist ja sõja perioodil, et nii väga hulle lugusid juhtus naistega. Et see tundus täitsa võimatu ja nüüd, kui tuli Ukraina uue nagu tehnoloogia valguses, me nägime kõike, mis toimus Butšas ja kõik need telefonidega filmitud lood ja need on nii õudsad, et me peame aina rohkem ja rohkem ikkagi rääkima, meelde tuletama ja me ei tohi häbeneda seda, mis on tehtud naistega. Sest see on olnud kõik nagu tabu ja sellest ei räägita. Aga siin Sofia Oksanen kevadel esitles Tallinnas ka seda eestikeelset raamatut Samasse jõkke, Putini sõda naiste vastu. Ja see on see, mida me peame samamoodi järjest nagu siis lugema, meeles pidama, levitama ja igal juhul selles edasi minema sel teemal. Ja siin selles raamatusse Samasse jõkke, Putini sõda naiste vastu oli väga palju arvustusi ja muidugi üllatavaid lugusid, et inimesed ei tea. Noored inimesed ei tea ju üldse midagi, mis ajaloos toimunud on. Aga seal on kokku võetud need ajaloolised sammud, mis eelnesid ikka Samasse jõkke nii-öelda, ikka samamoodi. Ja siis see, et see muster kordub ja kordub, me peaksime selle täiesti suutma läbi lõigata. Ja mis seal ikka? Kokkuvõtteks tahan öelda, et meil tuleb hoida ja kasutada mälu. Ikka meie oma ühiskonna jaoks. Ja seda teha kogu jõust, et me mineviku vigu ei laseks enam korduda ja keegi ei julgeks meid tagasi viia sinna kurjuse aladele, kurjuse riiki või kurjuse teele. Ja me peame võitlema selle ebaõigluse vastu.
Ja selleks ega muud ei ole, me peame veel rohkem kokku hoidma. Aitäh! Seda raamatut on olnud kogu aeg ka vabamusmüügil, aga praegu me enam ei näinud seda. Nii et ja siis seda tõlget vene keelde, seda saab praegu minu käest ja ta on üleval ka siis Ennuti kodulehel, nii et ka seda saab kasutada. Aitäh! Aitäh!